avan Paide 3. keskkooli ja Paide ühisgümnaasiumi 40. aastapäevale pühendatud piduliku kontsertaktuse. Priit, oota. Võta koalitsiooni kaasa. Võita hästi. Meie näinud väga hästi. Sina oled linnavõim. Sina oled linnavõim, ei ole. Aga tegelikult me ei tea meile, et vähemalt omal kui näes. Sõpradeks jääme. Me jääme sõpradeks. Sa ei tule? Ma olen Kõljala juurde. Kus Kõljalg on? Koostööd saab Tule lavale. Ei ole, ma olen Sarapuu juurde. Võta ikka kaasa. Ma mõtlen ka. Tule. Priit, tule, lähme. Mäletad ju mängisime malet ja... Kuule, mitte, sa said palju hääli ju. No ma sain jah, aga pooled Nii palju pooled jäid ära. Oota, tule ees. Raibe, siit viib. Kuule, aga mõtle, me saaks teha. Kuule, ma arvan ka, et teeme ära No, koos. ette ikka jaksate. Teeme koos ära. Poliitika ja poliitika. Äkki mõtleksid ka kokkutuleku peale? Saaks 2 ühe hoobiga. Ei no ma arvan, et selle kokkutuleku peale on mõeldud küll ja küll see kokkutulek tuleb. No mis tähendab 2 ühe hoobiga? No mõtlemine pidi silmad ilusaks tegema. Mõtlemine. Silmad ilusa. Mis see tähendab? Kus see ütlemine pärit on? No ikka koolist. Ka koolist. No ikka väga. Näe, Piret või? No, sõbrad. Tere! No, mis teete? Hakkate jälle poliitikast ajama või siuksed näodu koos? Kuulge, poliitikast küll äkki võtaks nüüd ette kokkutuleku ja No ega me siin ei rääkingi poliitikast nii ja naa, aga mis kokkutulekut puudutab, siis on kindel minek. 40 aastat haridust nende seinte vahel, enne kui kokku lükatakse, see ikka nõuab kohalolekut. Ma ei tea, keegi vedas mind lihtsalt, ma eeldan, et tema vedas mindist koju mingi hetk. Oi, eile oli palju, aga see eilne pidu tegi read palju õredamaks muidugi. Aga ma saan aru, et kirevam seltskond on alati kohal, sest mida tugevam side kooliga, mida rohkem paremaid mälestusi, mida meenutada seda suurem aktiivsus. Sa istuda. Kuule, aga ma lähen sõpsid, mul on väike. Ma võta ikka pärast koalitsiooni ka. Jaa, ma arvan. Kuidagi uskumatu on küll, et see 5 aastat on juba möödas, et alles oli nagu tunne, et rääkisime, et kui eelmine aasta oli, et eelmine aasta tegime, aga juba 5 aastat, mina küll ei tea. ega jah, vanus ei küsi, vaatad peeglisse, kohe ongi. Võtad ja vadaned.
Mats Kae, Raske Kahurvägi ka kohal ja jälle poliitikast, jah? Ei ole, arutasime siin just kooli tuleviku üle ja jutt läks kokkutulekule. Kas tuled ka kokkutulekule? No muidugi, kuidas siis muidu? Meil siin, see on ju tore koht, kus koolikaaslasi saadad lähemalt näha ja uurida õpetajaid. Ikka. Nostalgitseda. Loomulikult nostalgitseda. Ega siis ju isegi sai tehtud pulli ja nalja ja hea meenutada ju kokkutulekul. Ja vaataks siis, kuidas see hukka läinud noorus hakkama on saanud. No mis ta hukka läinud, eks igal kooliajal olid omad lollused, et nii meilgi, nii et ega meiegi sellest pole pääsenud. Et jah. No nii on jah, eks need omal nahal saadud õppetunnid on need kõige magusamad ja meeldejäävamad. Just. Mida suurem lollus, seda suurem õppetund. Meenuvad omalgi mõned seigad siin, näiteks üks 9. klassi vene keele tund. Ära lõõtsuta. No jätka. Evardi Toivo vorm on läinud. Õpetajad mõtlesid, Tanel mõtles üllatada õpetajat, läheb vene keele tunnis puu otsa, mis on kohe akna taga. Ja läks sinna puu otsa ja sel hetkel, kui Evardi Tiina teda nägi, kuks Tanel potsti alla, teine korrus. Aga selle asemel, et närvi minna või muretseda nagu Taneli pärast, siis Stiina Evardi ütles ainult ühte asja. Issanda loomad on ikka kirju küll. Või teine kord tervitaks Allanit, kes 9. klassis Vilniuse ekskursioonil arvas, et jube hea mõte on 9. korruse ühest hotellitoast või rõdult teisi ronida. Ja mitte, et sellest vähe veel oleks olnud, siis see Anne Rikbergi ja Anne Kivimäe näod, peale seda, kui nad ühes toas olid tal näo sõnad peale lugenud, läksid mööda koridori teise tuppa ja Allan oli seal. Või siis need igavesed jutud sellest, või millega vanemad õpilased noori hirmutasid, et kuskil koolis pimedas keldris käib Tiia Ingli vaim, kes tuleb ja neab teid ära. Oi, neid jutte võiks et vähe ei ole. Jaa, eks meilgi juhtus üht-teist. Ja toimus siis 3. koolis raadiosõlme ehitamine ja seal peeglitest oli just parasjagu puudu, aga neid oli klassi kapiuste, sisekapiuste küljes oli neid piisavalt. Ja siis saigi nii tehtud, et tähelepanu õpetajale ära juhitud ja need peeglid lihtsalt kruviti maha ja jõusid raadiosõlme. Ja keldris olid veel mingid ilusad lauad, ka need jõudsid sinna, nii et raadiosõlm sai väga hea. Teine oli see jutt, kus tuli veel üks meelde, et meil oli meesansambel oli ja siis seal olid pillid, mandoliin, kitarr, korts ja kontrabass. Ja meid kutsuti ikka 8. märtsil esinema siin linna allasutustesse. Ja aga pagana ilm oli jahedavõitu ja kontrabassi polnud kuskile panna ja nii külm oli ja mõtlesime, et kuidas me saame. Anne Rikbergil autot polnud, aga mul isal oli Žiguli ja siis kutsusime isa ja isa lükkasime selle kontrabassi sinna Žigulisse sisse. Keskklassi auto, no? Ma ei tea, kuidas see, aga mulle tundub, ma hästi enam ei mäleta, aga mulle tundub, et me vist ise nagu auto sõitis niimoodi vaikselt ees, me just jalutasime auto järgi. Kuule, see oli Benny Hillis oli niimoodi, või selles Mr. Beanis, kuidas asja katusel sõitsid autol. Ja üks väike lugu veel oli see, kus oli väike kolmas kool oli väga ju näitekunsti majas ja näitemäng toimus ja seal oli siis selline lugu, et eks oli, rekvisiidiks oli käterätik ja etenduse ajal oli, Eelari ülesanne oli see ulatada see sõbrale see käterätik. Ja tookord, kui siis jah, just niimoodi ja hakkame nagu rätikut otsima, rätikut pole kuskilt võtta, millega pidi ta siduma siis need kellegi käed kinni. Aga ega kõik polnud papist poisid, näike paus ja see, ei mäleta, kes see oli, ega ta ütles, et käterätik, püksirihm! Noh, ja siis ta võttis siit selle püksirihma, siit võttis maha ja andis ära, aga no mis, lugu oli väga tragöödiline tegelikult, aga sellest sai üks paras komöödia, sellepärast et Eelari püksid ei püsinud püsti. Kas see oli see sama lugu, kus oli mutant jõuluvana ja ei, see oli üks teine. Aga veel üks asi on veel õpsidelt tulnud, aga kes seda öelnud, noh, täpselt ei mäleta, aga see oli nii, et parem konspekt peas kui pea konspektis. Kes seda öeldud? Vot ei meenu.
oi Kaerajaan, karga välja kaema, Kaerajaan, oi Kaerajaan, karga välja kaema. Kas on kesvad keerulised, kaerad kasvanud kandilised, kas on kesvad keerulised, kaerad kasvanud kandilised. Kaerajaan, oi Kaerajaan, karga välja kaema, Kaerajaan, oi Kaerajaan, karga välja kaema. Kas on kikas kaevu läinud, Kaerajaan ta välja toonud, kas on kikas kaevu läinud, Kaerajaan ta välja toonud. Kaerajaan, oi Kaerajaan, karga välja kaema, Kaerajaan, Kaerajaan, karga välja kaema. Kas on Kaie viga saanud, et ta valjult kiljatanud või mis on Kaie viga saanud, et ta valjult kiljatanud? no kus on, sinna ikka tuleb juurde. Oleks teadnud, et nii palju esinejaid poleks eraldi esinejad täna vaja olnudki. Aga mul nii täna selline küll koolitunne on tagasi. Parahet möllu sai küll kooli ajal tegelikult. Ma arvan, et siin ei ole mitte kedagi, kes ei mäletaks seda, kuidas enne laulu- või tantsuvõistlust sai tundidest siis mitte puudutud, aga kasulikku tööd tehtud. Aga praktikum. No, jah, ütleme siis nii. Aga kindlasti üks meeldejäävamaid asju on võib-olla jõulunäidendid. Enda näite kohe tooksin ka ära, et siin aastad tagasi sai siis, oli mingisugune asi, pidi kooli maketid ehitama ja jõulunäidendile meil mingit head mõtet ei olnud, lihtsalt läksime lavale, tegime mingit asja ja keegi arvas, et jube nagu, hea mõte oleks nagu mootorsaag võtta lavale ja siis hästi kõva muss panna, et keegi ei saaks aru, et see mootorsaag nagu tegelikult ka töötaks. Ja siis lasime selle mootorsaega lihtsalt papist maketi seal lava peal ribadeks. Ja mitte ainult nagu keskelt pooleks, vaid ribadeks. Ja siis sai igasugust deodorantidega leegiheitjaid ja muid asju ka tehtud. See jõulunäidend on see, mille pärast maksab 12 aastat üldse ettegi võtta. Et see on niisugune kino, et mäletan seda, et need tüübid, kes meid ristisid, need väidetavalt ühe ööpäevaga kirjutasid läbi aegade parima näidend üldse. Ja Enn Einsoo ei pidanud paljuks isegi omale, ilge kähmakas oli tal peas, ta ei pidanud paljuks isegi Lenini soengut omale lasta. Või kui meie oma lennuga tegime, Vissak ehitas selle Night Rider, selle kiti, mis käis nagu 3 sekundit käis laval, nädal aega ehitas tundide ajal, 3 sekundit käis laval, ja pärast 1,5 aastat vedelis seal kohviku nurgas veel. Oi, seal on igast kinos olnud, jah. Ja, Ennu näidendit mäletan minagi, ta oli must aasta vanem, aga tead, mis eile nägin ma seal päris vanasid. Nad rääkisid oma lugusid. Lillekas rääkis, kuidas neil oli ilus jõulu. Ja päris vana. See ilus jõulunäidend. Proua Ingel oli siis kirjutanud näidendi valmis, andnud noortele üle ja palunud ette kanda. Noored lubasid, et teevad mõne väikse muudatuse ka. Oli päev kätte jõudnud, lavakardinad tulid eest ära,
Ingel oli rahuloleva näoga muianud. Oli esimene lause ära öeldud, nägu ja naeratus läks veel laiemaks. Ja ka mõni hetk hiljem, siis kui laval olid verised nääri zombivanad, kui Karlsson oli sattunud lavale ja jahimees teda tulistas, ja seda ma tean, siis läks juba midagi viltu, et proua Ingel enam ei olnud nii rõõmus. Kas ta hakkas tulesid kustu panema siis või? Ja ta tulesid kustu ei pannud seekord. Küll juhtus see õnnetus, et kui Karlssonit tulistati, siis ta kukkus kuusepuu otsa. Ja seda ei olnud planeeritud seekord. Aga mis veel? Eile räägiti veel seda lugu, kuidas lumehelbekesed on kõige originaalsemalt alla hõljunud. Olid siis hunnik poisse teinud end valgetesse riietesse, mõned tõmbanud ka liibukad endale selga, läinud rõdule ja siis hakanud kordamööda hüppama rõdult alla mattide peale. No, saab ka niimoodi lumehelbeke olla. Aga seda tsirkust, siin koolis on seda palju olnud. Eks saatus ikka kaitseb iga pillimeest, nii meritsi kui maitsi
õnnetuse eest. Ema hoiab, et teda suure paha eest, kaitseb teda suure raha eest. Raha heal ei leia üles pillimees. Nii pulmad kui ka peie teavad pillimeest, peituga ainult julma poevad pilli ees. Kui teised söövad pillimeeste pööd, tantsu löövad, sina rütmi lööd, pill ei puhka päevadega südaöö. Ja nii see saatus käib, kui laul ei hinda olla saame laul. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes seda teab, muista käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli lööb. Kes oskab õhku müüa kõhutäie eest, kes oskab laule süüa, ainult pillimees. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes aga teab, muista käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli võib. Ja nii see saatus käib, kui laul ei hinda olla saame laul. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes aga teab, muista käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli võib. Saatus käib, kui laul ei hinda olla saame laul. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes aga teab, muista käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli võib. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes aga teab, muista käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli võib. No kas sa näed, kogu Paide poliitiline eliit istub laua taga. Mis te siin enam istute? Valimised läbi, tänane Järva Teataja juba kirjutas, kohad on kõik jagatud. Et nüüd siis kokku tulek. Oi, tere, vana linnapea. Tere! Kuule, kuidagi on kujunenud nii jah, et pidu on ikka täied tuurid üles saanud. Aga nii lahe, meile sobib selline samm, made in samm kompunn. Mis te sahmite siin kogu aeg edasi-tagasi? Anneli, tule võtta ka iste. Ja ma tean, me ei ole nii, aga pole vaja meil siin jah, seista laua taga niisama. Ega te koerad ei ole, et te seisate lauaga? See läks küll halvasti. Ma ei tea. Räägi, lähme. Nii, aga me siin arutlesime. Me meenutasime. Kuidas sinu mäluga lood on? Tänan küsimast, mäluga on veel hästi kõik. Aga eilsest? Eilsest ka kõik on meeles, aga vist ei tahaks hästi väga rääkida. Keegi teab midagi? Jaa, ma kardan küll. Aga mis puudutab kooliaega, siis midagi ei saa parata. Esimene asi, mis meelde tuleb, on kallis koolipere. Wow. Ja Vello Talviste. Ütleme seda kõik koos. Kallis koolipere. Ja siis teine asi, mis on veel, käis ikkagi aastatega kaasas, et vähemalt kuni minu kooliaastate lõpuni arvas Tiia Ingel jätkuvalt, et peo lõpetab see, kui ta paneb tuled põlema. Ma teadsin, et see nali peab tulema ükskord. No seda teavad paljud. Näe, läksidki. Tervitusi sulle, Tiia, kus iganes sa oled. Ja kolmas asi, mis mulle meelde tuleb, on see, et kui sa juhtusid kooli minema lakitud küünte ja värvitud juustega ja kui ühel päeval juhtus see seelik olema natukene lühem, siis Kreitsmann ütles, Aun, minu kabinetti. No jah, need lühikesed seelikud, no see oli kõige suurem patt, eks ju. No kuidas sa said keskenduda õppimisele
või kogu aeg siredat sääretsust mööda vuhisesid? Täna käiks lipadega. Mis asjad need? Ära möödu must lähedalt, lumad leidmise rõõm. Eemalt möödudes vähemalt, nii ei riiva sul õõm. Parem mitte sind kohata, võõra varjuna teen. Parem kurta ja oota, kui sind kaotada veel. Parem olla vaid minevik, kätte saamatult jääb. Liigub loovutav inimlik, meelepeeglite hääl. Aina kordamas käänad, ära puuduta mind. Ära möödu nii lähedalt, liialt vajaksin sind. Ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt. Ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt, ära möödu must lähedalt. Aina kordamas käänad, ära puuduta mind. Ära möödu nii lähedalt, liialt vajaksin sind. Ära möödu must lähedalt. Jaa. Teate, kooli ajal oli päris mitu napikat ka nende suitsetajatega ju. Et see oli niisugune igavene jant nendega. Mul meenub ka üks lugu. See lugu ise on vanem kui leib muidugi. Aga kunagi Einar Ellermaal oli üks sõber, kellel oli õpiimust vaid üks asi suurem. Suitsunälg. Ja niisugune ilge koera ilm oli. Ja no mis sa teed, õue suitsetama ei lähe. Ja sõber võttis Einari kaasa, ütlen peldikusse. Läks sinna 3. keska peldasse, sõber pani pläru ette, hakkas kimuma. Einaril oli ülesanne ust kinni hoida. Pool suitsu oli tehtud, välimine uks läheb lahti. Pinge kasvab mõlemal pool pissuaari. Ja Einar hoidis käega linki kinni, aga keegi hakkas seda muljuma kõvasti. Ja Einaril juba ühes käest hakkas ära libisema ja kahe käega nagu kinni, niisugune kõva võitlus käib, aga teisel pool ustpoolt ka papispoiss. Ja üks hetk see Einari sõber ütleb, et WC on suletud. Ei mõjunud. Keegi pressib veel suurema jõuga peale ja veel suurema jõuga. Ja natukene aega see võitlus seal peldiku lingi juures käis ja lõpuks, enne kui suits otsa sai, siis Einari see sõber jõudis laetada veel, et kuule, mine kuse mujal, siin on suletud. No oli nii, no. Ise ta mulle rääkis. Ja kui see oli juba naljakas, siis tegelikult tõeline nali oli siis, kui lõpuks Einaril see ukselink peost ära libises
Illa Ranso ukse peal oli, oma matiprille kohandas ja ütles, noh, suitsetate, jah? Ja Hansol olid tugevad malekäed. Aga kui aeg läks edasi, ühisgümnaasiumi päevil, no siis oli ju Virksi Enno see, kes käis suitsumehi taga ajamas. Ja ega ta niisama jooksnud. Uued ajad, võttis oma punase piruka ja kiirutas ümber koolimaja. Ja Siksiga küttis ka ringi mööda seda. Ja. Täiesti uskumatu, palju neid mälestusi siit tuleb ikkagi. Ja ikka täitsa uskumatu, aga äkki võtate ühe kohvi või panete siin ühe jutiga õhtuni välja või? Ei no kohv on siin väga hea, ma olen vaatan neid istumiskohti juurde ja lähen keeran muusika valjemaks, täna läheb veel peoks. Kristallselge on su pilk, on hõbedane sinu hääl. Kas puudutada võid mutte, vaid korrasime kõrgel mäel. Kas kuuled, neiu, kas kuuled? Samu Venus, samu tuli, sa minu arv. Artur Särev, Taavi Täna. Kas kuuled, neiu, kas kuuled? Samu Venus, samu tuli, sa minu arv. Samu Venus, samu tuli, sa minu arv. Kuid täna meeles mõlgu üks vana laul.
kui sa küsiksid, mis meeldib mul nüüd, siis vastan, see on rock n roll. Kulda ja rock n roll, see rütm on ikka olnud hoos ja möödub aastakümneid paljugi veel. Jääb nooreks kulda ja rock n roll solo. Funky ja soul, kuid nagu ütleb vana Tillibau, on üle kõige siiski rock n roll. Hei kõik, kes kuulete veel praegu mind, on rock n rolli tarvis rütm ja hing. Mul täna meeles mõlgub üks vana laul, see on meil kulda ja rock n roll. Kulda ja rock n roll, oma rütm on ikka olnud hoos ja meenub aastakümneid paljugi veel. Jääb nooreks kulda ja rock n roll. Kulda ja rock n roll, see rütm on ikka olnud hoos ja möödub aastakümneid paljugi veel. Jääb nooreks kulda ja rock n roll. Kulda ja rock n roll, see rütm on ikka olnud hoos ja möödub aastakümneid paljugi veel. Jääb nooreks kulda ja rock n roll. Ma ikka tunnen vahel, et nähtamatu ahel, see on linna külge kinnitanud mind. Seal igal majal number, näod tuhanded mu ümber, kuid siiski ihuüksi tunnen end. Veel kord, veel kord, üles leida lapsepõlveraad. Veel kord, veel kord, veel kord mängida puhkal noorusmaal. Nii kivised seal põllud, et kivi õlul, sealt saadud leib on kõigest magusam. Nii sinine seal meri, täis kuldset päikseteri, suur õnn, kes sellest kõigest osa saab. Veel kord, veel kord, üles leida lapsepõlveraad. Veel kord ja veel kord mängida puhtal noorusmaal. Sääl pääsukesed tiivad, mullune silmist viivad, kui värskel heintel ärkan hommikul. Joon külma piima kaevul, kass vaatab nägu naerul ja ta pilgu selgib kaval kassi kuld. Veel kord, üles leida lapsepõlveraad. Veel kord ja veel kord mängida puhtal noorusmaal. Nii
aastad läinud üha ja lõppu pole näha, ma jalgu pidi kinni asfaldis. On müürid vihmast märjad ja puud kui leinapärjad ja minu hing kui mõranenud karniis. Veel kord, veel kord, üles leida lapsepõlveraad. Veel kord ja veel kord mängida puhtal noorusmaal. Veel kord, üles leida lapsepõlveraad. Veel kord ja veel kord mängida puhtal noorusmaal. Veel kord, üles leida lapsepõlveraad. Veel kord ja veel kord mängida puhtal noorusmaal. Oh jummel, siin ju kaktiisi basar. Täis maja, Priit, mis värk on? Mahub üldse täna mängima või peame õue kolima? Piirukad on ka kõik ära söödud, ainult üks on meil alles. Pole hulle, Lauru. Ruumi meil jätkub ja kui vaja, tõstame kõlarid õue ja kolime ise ka välja. Siin pole midagi võimatut. Ei no sinul pole muidugi kunagi midagi võimatut. Kui vaja, siis vaja. Aga teate, mul tuleb hoopis meelde eelmise koduleku pühapäeva hommik Ujulas. Mõnus soe vesi. Akordioniga Priit basseini ääres. Pole olnud. Ja ilusad mälestused. Oli hea. Kuule, ega sa seekord sinna käeksutama ei lähe? Mina või? Mida asja mere kaldal? Vaatame seda asja. Peegli ette sead, end mõttes näad, tundub, et kõik su vastu on. Kel sai just 3, tuju on morn, valitsalt ei saa, jalgu lahti maast. Tihti tähtsam on tee, mitte jõudmine üle maale vee. Aina kõrgemale, usu need, kes su poolt, need kannavad hoolt. Iseendasse täis klaas on maas ja pilvedes on päikene. Meid viib ja tiivad, aitaks just küll lennata. Kohe täituda ja muidu ei õpi kannatama. Parem mine vastu tuult, lainaeratus suul. Teen nagu, et sa tead, mida tegema peab. Pool täis klaas on maas ja pilvedes on päikene. Pool meid viib ja tiivad, aitaks just küll lennata. Ma tunnen, kuidas taob ja tunnen, kuidas kaob. Ma hakkan langema ja sina aidata ei saa. Täis klaas on maas ja pilvedes on päikene. Meid viib ja tiivad, aitaks just küll lennata. Täis klaas on maas ja pilvedes on päikene. Meid viib ja tiivad, aitaks just küll lennata.
ongi, jah. Tundub, et ma tulen mõnel muul päeval tagasi. Ei, pole vaja tulla. Mis noortel muret? No meil on taas tulemas tantsuvõistlus ja me mõtlesime, et äkki Vanalinna kohvikul on võimalus meie ettevõtlust kuidagi toetada ja meie saaksime omalt poolt pakkuda mõne etteaste. Kuidas tundub? See oleks küll hea, aga kindlasti leiamegi lahenduse. Lähme arutame. Ei ole nii, kuidas paistab! Kiirelt voolavad mõtted teie jõgede põhjas voolavad tõed, kadrugu uinutab rõõme kinni. Padabadabadabadam. Ära vaata nii sügavalt sisse, hajun kujudu metsadesse. Silma tuli põletab hinge, su ümberringe. Iga öö on päeva algus, pimedus ja siis on valgus. Miski juurdub ja kasvab sees, peidan veel su ees. Iga öö on päeva algus, pimedus ja siis on valgus. Miski juurdub ja kasvab sees, peidan veel su ees. Padabadabadabadam. Peidan veel su ees, iga öö on päeva algus, pimedus ja siis on valgus. Miski juurdub ja kasvab sees, seda peidan veel su ees. Aga, vabadadabdabdabadam, vaba, vabadadabdabdabadam, vabdabadea vedo, vabdabadea.
Tiitole laulda. No kuulge mehed, mis öelda, teiega istudes siin läheb aeg väga kiiresti. Aga kui meenutada, siis eks nende nõndanimetatud kiiksudega asjade vahele jääb ju palju muudki, näiteks Elle Tikkeri võimlemisring. Ja olgem ausad, eks me ikka ju õppisime tegelikult ka. Võib-olla küll, jah. Ei, jaa, absoluutselt. Absoluutselt, aga selle väikestele kildudele vahepeal ma tahaks öelda, et ega lõppude lõpuks fotosüntees võib sul ju leiva laual hoida. Aga tee tüdruku südamesse käib ikka läbi laulu ja tantsu. Ja kujutage ette, mis elu see oleks ilma selle laulukoori ja tantsuringi ja jõulunäidendite. Ei tea, mis meist oleks saanud ilma selle ühisgümnaasiumi vaimuta. Kusjuures tagasi vaadates tegelikult võib-olla kõige vingem traditsioon on soovide valss, kindlasti. Ja kui tegelikult mõelda tagasi, siis kõik need tantsuvõistlused, lauluvõistlused, playboxid, nende kõikide ettevalmistamine, korraldamine, see on midagi hoopis nagu teistsugust ja see on väga eriline. Jah, oli aeg. Võtab sõnatuks, ei saa kurb. Poeta see pisar ära, see on kergem. Jõuab. Aga nüüd, kui me juba kiitlema hakkasime ja kiitma, ärge unustage meie häid suurepäraseid õpetajaid. Jaa. Absoluutselt suutsid nemadki kilukese minu südant sinna kooli jätta ja see oli ka põhjus, miks ise ulatasin mõned aastad tagasi abikäe ja läksin natukene ajalugu ühiskonda aitama õpetada ja saatuse tahtel juhtus siin saama õpetajaks sellele lennule, kelle ise olin värisevate kätega 1. septembril abiturendina kooli toonud. Ja meenub üks seik selle sama tantsuvõistlusega, et selle klassil selle klassivaimuga oli nii, kuidas ta oli siuke rahuldav. Ja paar päeva oli tantsuvõistlusen aega ja järsku tuli välja, et ajalootunnist olid nad popilast kõvasti, et harjutavad. 2 päeva enne tuli välja, tegelikult kava ei olegi. Ja siis mitte karistuseks, aga lihtsalt ikkagi ühisgümnaasiumi vaimu edasi hoidmiseks, siis otsustasin ise selle alanduse alla neelata, teha esimese kava elus. Looks oli suusabaasis on tantsupidu ja see oli koreograafiline katastroof. Aga see oli minu jaoks nagu katalüsaatoriks, ma nägin, et see tõmbas ka selle klassi vaimu nagu käima, et see oli hoopis teine feeling ja see feeling läks nii kõvaks, et pärast tüdrukud ja poisid sundisid mind viimasel aastal tegema ka selle tobeda püramiidide kava, millest ma olin nii palju rääkinud, et ühisgümnaasiumis ongi püramiidid 90 mis iganes aastal. Aga see vist oli mingi pornograafiline katastroof. Päis
ootan homset kui imet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevade rõõm. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusõõr. Pidage sõbrad, las vaatan kord tagasi tänava nurgalt, kust paistab me kool. Hoiame kätest nüüd kinni veel kõvasti, jätame kõigi ning kõigega hüvasti tänava nurgalt, kust paistab me kool. Avan päevale peod, ootan homset kui imet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevade rõõm. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusõõr. Koolavas homsesse pärani värava, täna ent süda on nukker ja hell. Olgu me teed ikka puhtad ja avarad, tulgu nüüd päevad kõik rõõmudest säravad, sõprade jaoks olgu süda meil hell. Avan päevale peod, ootan homset kui imet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevade rõõm. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusõõr. Hoidkem siis tugevad sõpruse sidemed, jagagem üheskoos mure ja rõõm. Jäägu me silmisse nooruse sädemed, tuksugu ühises rütmis me südamed. Kergem siis mure ja suurem on rõõm. Avan päevale peod, ootan homset kui imet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevade rõõm. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusõõr. Hea publik, head vilistlased, kõik, kes olid siin praegu etendusel. Ma arvan, et soovida valss on iga südant puudutanud ja täna on meie saalis Maja, kes on selle meie traditsiooni algatanud. Aitäh sulle, Maja! Head vilistlased, mida Juku õpib, seda Juhan oskab. Ja üha paremini, see oli suurepärane, mis te täna tegite. Aitäh teile, aga ma palun siia teie ette 3 inimest. Anne-Erik Berg, Piret Järvet ja Marika Kuusik. Nemad vedasid seda kontserti, aitäh teile!
armsad vilistlased, 40 lennust, 2000-lisest vilistlasperest, head õpetajad, need, kes te töötate täna koolis ja kes te olete meie koolis töötanud, lugupeetud proua linnapea, lugupeetud koolidirektor Vella Talviste. Tere tulemast kõigile kooli vilistlaspäevadele, millega me tähistame 40. sünnipäeva. Täna on päev, mida on ette valmistatud üle aasta. Seda on väga oodatud. Ja seda valmistasid ette vilistlased. Vilistlastoimkond on oma tööle joont alla tõmbamas. Ja nüüd on teie kord. Võtkem kõik see vastu, mida vilistlastoimkond teile pakkuda saab. Iga kohtumine klassi- ja koolikaaslaste ja õpetajatega on tundehetk, millele ei leidu sarnast. Seda vaid ühel põhjusel. Paide 3. keskkooli ja Paide ühisgümnaasiumi lõpetajad ja õpetajad on erilised, väga erilised. Erilised kokkuhoidmise, lojaalsuse ja loovuse poolest. Mida kõike ei ole 40 aasta jooksul tehtud. Tubateatrist muusikalise etenduseni, õpilasfirmast tammede kasvatamiseni, oma kooli matkaraja rajamisest ülekoolilise sügisjooksuni välja, spordiklassidest püramiidideni ja nii edasi ja nii edasi. Igaühe jaoks on olnud koolielus hetki, mis jäävad saatma kogu elu. On see huvitav bioloogiatund, mis viis mõttele saada geenitehnoloogiks, või koolilehe toimetamisest sai alguse maavanema karjäär. Või tubateatri ja draamaõpetuse tunnid sillutasid kellegi näitleja tee. Uskumatu, et ainult 40-aastase kooli lugu võib olla nii mitmetahuline ja huvitav, kui seda on olnud meie kooli lugu ja seda te alles ju kuulsite vilistlaste sõnade läbi. Hea uudis on see, et suurem osa kooliloost on kirja pandud taas kooliraamatusse. Meie kooli õppealajuhataja Marje Tänav ja ajalooõpetaja on selle omasel viisil kirjutanud ja selle omanikuks saate te ka kõik. Suur aitäh Marjele ja loomulikult kõigile raamatu väljaandmisega seotud õpetajatele. Mõistagi kõik lood raamatusse ei mahtunud. Teie mälestustest tuleb välja anda veel üks raamat. Aga siinkohas tänan kõiki, et olete olnud nõus rääkima ja kirjutama, jagama oma kogemusi tänaste õppijatega. Teadke, sinu kool tahab igal ajal teada, kuidas teil läheb. Veel 5 aastat tagasi rääkisin siin samas kõnepuldis, et oleme hästi kursis teie tegemistega. Astusite sageli koolist läbi ning olite valmis kogetut praeguste õppijatega jagama. Pean tunnistama, et päris täpselt enam kursis ei olegi. Teame, kuhu keegi õppima siirdub. Teame, et meie lõpetajatest siirdub kõrgkooli edasi õppima 66%. Teame, et mõned teist õpivad Inglismaal ja Saksamaal, Ameerikas, töötatakse Brüsselis ja Albaanias ja mujalgi. Aga teame, et te olete leidnud oma tee. Teie hulgas on näitlejaid, botaanik, merebioloog, antropoloog, ajakirjanikke, suurfirmade juhte, arhitekte, prokuröre, õpetajad, teadlasi, päästjad, arste, psühholooge ja nii edasi. Loetelu võiks jätkata. Aga rohkem teame neist, kes on tulnud või jäänud kodulinna Paidesse. Alles äsja siin selles muusikalises etenduses tuli ka see välja, et kohalikel omavalitsuste valimistel kandideeris 6 linnapea kandidaadi hulgast olid 4 meie kooli vilistlased. Loomulikult need inimesed, kes on leidnud töö meie kooli või tee tagasi meie kooli, töötavad õpetajatena. Me oleme siiralt rõõmsad ja õnnelikud selle üle,
sest nemad on need inimesed eelkõige, kes teevad tööd ikka selles vaimus, et meie kool on väga hea kool. Kokkuvõtteks oleme rõõmsad teie üle, head koolivilistlased. Aitäh kõigile, et täna kohale olete tulnud ja praeguse kooliperega koos kooli sünnipäeva tähistate. Kuidas siis koolil on läinud? Viimased 5 aastat on olnud õppijate arvu osas ühesugused aastad. 500 õppijat ja 10 korda vähem pedagooge on kooli hingekirjas. Suuremaks on läinud põhikooli laste arv ja oluliselt langenud aga gümnasistide arv. Sellest lähtudes on ka koolide kohta tehtavad ümberkorralduslikud otsused reaalsuseks saamas. Aga hea meel on teile teatada, et kooli traditsioonid on hoitud. Viimasel 5 aastal oleme rohkem otsivama vaimuga olnud. Lisandunud on eriilmelisi üritusi. Ma ei hakka neid kõiki teile loetlema. Kui te tulete kooli, saate tutvuda, fotonäitused on väljas, nii et näete, mida me kõik koos oleme teinud. Ja neid tegusid on üsna palju. No kas või üks näide. Teate, meie kevadpeod on tundmatuseni muutunud. Kes on sattunud 2 aastat tagasi, sattus meie kevadpeole, siis nägi, et tegemist oli lausa muusikaliga. Täna oli tegemist järjekordse muusikalise etteastega, muusikaliga võiks öelda. Mis saab edasi? 2018. aasta 1. septembril korraldatakse kool ümber. Kool jätkab uue nimega ja põhikoolina. 2019. aastaks saab kool esialgse kava järgi uue õppehoone. Aga pole tähtsust, mis nime kool kannab või kus see asub. Tähtsad on inimesed, kes on selle kooliga seotud. Inimesed hoiavad oma kooli ja see tähendab, see on oma. Seega kokkusaamised jätkuvad, kui teie ise seda soovite. Ja meie koolis töötab kindlasti ka jätkuvalt õpetajaid, kes selle eest head seisavad. Õpetaja osatähtsust koolis ei saa alahinnata. Õpetajaga ja kas või ühe õpetajaga on iga õppija seotud kogu eluks. Paide 3. keskkoolis ja Paide ühisgümnaasiumis on töötanud läbi aegade 200 õpetajat. Mõni neist napilt aasta, mõni 40 aastat. Täna soovin tänada kõiki õpetajaid, kellel on osa selle suurepärase kogukonna, kes siin on täna kokku tulnud õpetamisel. Usk, et midagi väärtuslikku sünnib sinu töö tulemusel, annab õpetajatele indu pingutamiseks. Õpetaja ja koolijuhina tean ka, et õpetaja tõeline rõõm ei tulene rikkusest või nende kiitmisest, vaid millegi väärtuslikku tegemisest. Lootus, et oled teinud midagi väärtuslikku, aga jääb. Veel enne, kui lavalt lahkun, soovin täna tänada kõiki neid õpetajaid, kes on Paide 3. Paide ühisgümnaasiumis töötanud vähemalt 25 aastat. Aga enne, kui läheme tunnustuse juurde, siis soovin teile ilusat päeva lõppu, ilusat homset päeva ja teadke, tänane päev on parim. Elagu Paide 3. keskkool, Paide ühisgümnaasium! Meie kooli sümbol on päike ja täna annan üle, siis nagu ma nimetasin juba õpetajatele, kes on vähemalt 25 aastat meie kooli heaks töötanud, ühe päikesekillu. Ja esimese sellise killu annan üle meie kooli õppealajuhatajale Marje Tänavale, kellel täitus sellel aastal 40 aastat koolitööd.
Ja nii nagu alati, et ilma õppelajuhatajata ei ole võimalik ühtegi aktust pidada. Teate seda, eks ju? Siis ma palun nüüd Marjet appi ja oma noori kolleege, et autasustamisega edasi minna ja tema juba hüüab välja järgmised õpetajad. Ma enne ütleks veel ühe lause. Siin olid kõik tuntud õpetajad. Ühe tundmatu õpetaja lause oli siin ja selle ma olin öelnud 1980. aastal. Nii et mäletad, oli selline lause, selline tundmatu õpetaja, see olen mina. Nii, aga see lause praegu ei kõla, sest praegu on nutid, nii et see lause on tänapäeva üle tähtis. Aga nüüd tuleb välja ikka, et tegelikult on ikkagi väga palju neid, kes on töötanud ja ikka hakkame edasi. Anne Rikberg 1977. aastast peale, mäletad Anne 1. augustit 77, kui me tulime siia Paide gümnaasiumisse, me ei teadnud, kuhu minna, uut maja ei olnud veel valmis ja muudkui käisime mööda linna. Ma lähen nüüd nimekirjaga edasi, kuigi ma tean, et mõnda siin ei ole. Ene Ala oli ka samuti 77. aastast. Edasi on Aili Rebas. Ma näen, ta on olemas. Palun. Nii, kas Pille Jakobson on olemas? Nii. Võib hakata tulema. Nii, Urve Skiperov, palun hakata liikuma siia poole. Nii, sammu võib seadma hakata Elle Tikker. Kas Heli Prii on olemas? Ei ole, siis läheme edasi. Kristi Teder. Siis on järgmisena Virve Kaldmäe, aga teda täna ei ole. Anne Lillepea. Ülle Leppoja. Eda Antonit. Eda Antonit ei ole, Anne Kivimäe. Anne Eding. Merike Laas. Ellen Rosimannus. Eve Krais. Piret Järvet.
Mariel Kollin. Piret Nagel. Ei ole. Pille Sink. Ma ütlen veel. Jah. No meie kandist on pärit Tammsaare ja mis ta ütles, tee tööd ja näe vaeva, sust tuleb armastus. Tegelikult tahaks nii, et ikka armastust tuleks rohkem kui seda vaeva. Tööd võib ka olla. Ilusat pidu kõigile! Paluksin lavale Paide Ühisgümnaasiumi 28. lennuvilistlase ja hetkese maavanema Alo Aasma. Aitäh! Teate, on nende mälestustega, kuidas on, aga see on täiesti uskumatu, kui ma kujutan ette, et mõned inimesed on kogu seda asja saanud kogeda sellest kõige esimesest hetkest saadik. Ja mul on hea meel ka maavalitsuse poolt anda neile midagi üle, mis on vaid killukene sellest tänutundest, mis kogu vilistlaskonnal kindlasti nende ees on. Aga mul on siin üks tänukiri ühele inimesele, kes on südame ja suure kirega teinud tööd Paide 3. keskkooli ning Ühisgümnaasiumi koolivaimu hoidmisel ja au kaitsmisel ning panuse eest õpilaste muusika- ja kultuuriarmastuse suunamisel. Aitäh sulle, Anne Rikberg, et oled meist teinud inimesed. Ja see teine inimene, kelle nime te olete täna korduvalt kuulnud, tema kurikuulsad tsitaate, siis tema kohta ma tahaksin ühe loo rääkida kiirelt. Oli 12. klass tosin aastat tagasi, neljapäev, peale söögivahetundi oli ühiskonnaõpetuse tund, ega sellest midagi muud meelde jäänud kui peale selle, et umbes tunni viimasel minutil tuleb Marje Tänav, siukene klots raamatut on peos, Edgar Savisaare peaminister, 1000 lehekülge vist umbes niimoodi. Ja nii muuseas, ma võtsin mal nädalavahetuseks lugemist. Ja meil oli esmaspäeval teine tund ja see raamat oli läbi. Ja selle müstiliseks isikuks olemise eest on Marje Tänav teeninud ka Järvamaa teenete märgi numbriga 217. Aitäh sulle südamest! Palun lavale Paide linnapea Siret Pihelgas. Lugupeetud koolidirektorid, austatud endised ja praegused õpetajad, head vilistlased. Kõigepealt suured tänud selle suurepärase etenduse eest. See oli kordades parem, kui tavaliselt loota võib. Mul iga kord, kui käia Paide Ühisgümnaasiumi pidudel, üritustel, siis sa tead juba, mida oodata. See koostöövaim ja meeskonnatöö, mis on Ühisgümnaasiumis, on imetlusväärne.
aga ikkagi suudavad nad alati oma üritustega siiralt tõsiselt üllatada. Aitäh teile! Ise kahjuks ma selles koolis käinud ei ole. Küll on mul tõeliselt uhke tunne, et mu 2 poega õpivad selles koolis ning kui täna lavale vaadates, siis kõigi eelduste kohaselt peaks nendest saama tublid, targad, andekad, ilusad ja tugevad mehed. Ja vaadaku nad ette, kui nad seda tulevikus ei ole. Täna peab teie kool 40. juubelit. Kindlasti ei ole see lihtsalt niisama üks juubel paljude teiste seas, ei ole see lihtsalt üks kooli kokkutulek, nagu iga 5 aasta tagant ette näha on. See on midagi erilisemat ja suuremat, sellepärast et järgmisel aastal saab teie kool uue kuue. Kuid ma loodan, et seda kindlasti ainult füüsilisel kujul. Täna õhtul minge palun kooli, minge oma lemmikpaikadesse, võtke kõik see hea, kõik see ilus sealt koolis kaasa, need mälestused, see koostöövaim, need ühised hetked ning tooge need uude koolimajja. Soovin teile tänaseks õhtuks eredaid hetki, lõbu, pidu ning samas ka nostalgiat ja ilusad mälestusi. Soovime linnavalitsuse poolt anda üle kingituseks kinkekaarti ja kella, sest et ega aeg käib ikka omasoodu. Igas uues päevas on uusi põnevaid väljakutseid ning millegi lõpp on ilusa ja uue algus. Palju õnne, ühisgümnaasium, palju õnne, 3. keskkool! Ja nüüd on mul suur au kutsuda lavale mees, kelle nimeks on Vello Talviste. Tere õhtust! Oli 3 nädalat tagasi, kui kolleeg Kersti tuli ja ulatas üle kutse, et tule kooli vilistast kokkutulekule, aastapäeva tähistamisele. Ja ütles, et seekord teevad seda pidu vilistlased ja nad tahavad, et sa kindlasti kõneleksid ja hästi lühidalt, mitte rohkem kui 4-5 minutit. Ma mõtlesin siis selle peale, ikkagi eelmine sajand, kui sai kooli juhitud, et mida siis meenutada. Ja mõtlesin 3 asja peale, aga mõtlesin, võtan ka kaasa midagi eelmisest sajandist. See oli minu direktori kohver vahepeal. Ja ma panin siia sisse 2 olulist asja. Mis on väga olulised minu jaoks. No ja eks siis nüüd alustame nii, nagu ennem juba öeldi, eks nii. Kallis koolipere. Paide 3. keskkool, mida oli mul au 15 aastat juhtida, oli täis andekaid inimesi. Ja andekus on üks nendest 3 märksõnast, mida ma tahaksin täna nagu esile tuua. Et nad kõik olid tundides andekad, seda niikuinii. Aga kui ma nüüd meenutan seda ja üks nendest erilistest asjadest, mis mulle 80. aastastest meenub ja just selle algusest, on ka see juba öeldi täna ära, sest see on tõesti eriline väärtus. Minu parimad teatrielamused pärinevad tubateatri ajast. Siiamaale ei ole keegi suutnud neid ületada. Suurepärane. Teine. Meie koolipere liikmed on alati olnud väga töökad.
teate, missugune töökus oli eelmisel sajandil, kui tänapäeva noortele seda rääkida, nad ei usuks, et selline asi oli. Aga meil oli ju kitsas, meid tuli kogu aeg juurde sinna kooli õpilasi ja oli vaja ruumi juurde. Mis me tegime? Kaevasime keldri tühjaks. Tuleb meelde, õpilased, lapsevanemad ja õpetajad ka loomulikult. See oli tegelikult ikkagi müstiline töö, mida sai 2-3 aastat tehtud, aga eesmärk oli üllast ja seda oli meil väga-väga vaja. Tundub, et see kelder on siia maale veel kasutusel. Olen nagu märganud. Vot just. Ja 3. asi. Selles koolis on alati olnud edumeelsus ja uuenduslikkus. Ja sellega seoses sellest 80. aastatest tuleb meile meelde õpetaja Jaan Rokk, kes niipea kui sai teada, et on välja tulnud arvutid nimega Juku, siis ta ütles, et need Jukud peavad meie majja tulema. See on uus epohh meil. Kui praegu näidata praegusaja õpilastele näidata Jukut, siis nad küll imestaksid, et mis vigur see selline on. Ja teine asi, mis mulle veel meeldub see uuendusmeelsuse edumeelsusega, on, et olime vist esimesed ka, kes nii-öeldakse koolile õppesuuna lõi. Loodussuund 80. aastate lõpus. Vot need olid niisugused 3 asja, mis sellest 80. aastatest mulle meenuvad. Kallis koolipere. Ma siiralt ja südamest soovin teile, et teil kõigil läheks ikka ja jätkuvalt hästi. Et õnn ja rõõm teid saadaks ja et te alati mõtleksite ka tagasi nendele toredatele, kaunitele aastatele Paide 3. keskkoolis, Paide ühisgümnaasiumis. Tänan! Aga ma ütlesin, et mul on kotis 2 asja. Ma panen selle esimese sinna tagasi. Ja võtan teise koolimütsi välja. Hetkeks siis ka Paide gümnaasiumi direktor. Head naabrid, Paide gümnaasium, teie naaberkool, tervitab teid teie juubeli puhul. Palju õnne, edu teile ja teie kaunisse kodusse veel üks kodukaunistus. Ole hea kolleeg Kersti, palun tule võtta vastu. Nüüd ma panen selle teise armsa ja tähtsa asjaga kotti ja soovin teile kõikidele toredat ja lõbusat Vilistas kokkutuleku peoõhtut. Aitäh teile kõikidele! Pargikoolis veel kokku saame, meenub mul kõik see. Kõnnin pargiteel, naeran vihma sees, möödun
tunda ja mälestused need. Kord käisime ühteed me koos ja ruumiks oli mõnus klass, vähe võitu Nobel. Nii õnnelik ma olin, et kuis maitseks sügis kuldrenet. Oo jaa, need hullud aastad, kui kord näis kooli lõpu poole. Kuid siis imas ma teadsime, et vaid iseendale tarkusi juurde said. Elu šants, kuid kiirelt tantsuks saigi lõppu vants. Pargikoolis veel kokku saame, pargikoolis veel. Kõnnin pargiteel, naeran vihma sees, möödunud aja mälestused need. Väike maleklass, Tuuba teater, koolikonverents, matkad kaugel teil meenuvad kui meil. lauluvõistlus, jõulud tutipäev. Ats koos sai välja käidud banknetiskod, 100 päeva pall. Õpilasklubi, mis meenub siis, kui kooli raadiost kõlab lemmikviis. pargikoolis veel kokku saame, pargikoolis veel. Ühine on jämm, kui on pidureid, möödunud aja mälestused need. Pargikoolis veel kokku saame, pargikoolis veel. Kõnnin koduteel, naeran vihma sees, möödunud aja mälestused need. vajutan silmad taas kinni, et veel kord sind näha.